Nii, tere õhtust ja täna siis jätkame aju tervise teemadel ja täna on siis juba viies osa sellest seeriast ja kui keegi pole kuulanud eelmist 4, siis väga soovitan nad ära kuulata. Need on siis leitavad kas meie LV Telegrami grupist või siis Youtube'ist plaastrit peale kanalilt. Ja uutele, kes võib-olla ei ole meiega enne liitunud, siis veel seda, et see kõik, mida ma räägin, ei ole mitte minu väljamõeldis, vaid ma olen ära tõlkinud doktor Stacy Hollogeri sarja, mille teemaks on siis aju tervis ja seda natukene laiemas mõttes, mitte ainult sellest siis, et kuidas LifeWave plaastritega aju tervist toetada, aga laiemas vaates. Nii et hakkame siis pihta. Nii, nüüd peaks olema näha ja väike, väike meeldetuletus, millega me siis eelmine kord lõpetasime ja, ja lähme sealt siis edasi. Et me oleme rääkinud kogu eelneva 4 seeria vältel sellest, kui oluline on aju detoks ja sellest, mida me siis aju detoksi all mõistame. Me ei mõista sellist tavapärast detoksit, mis siis toimub läbi mingisuguste toidulisandite tarbimise, vaid aju detoks on siis tegelikult aju võimekus, mida on siis võimalik treenida. Ja võimekus siis korduvalt välja tulla sellest vastuvõtmise seisundist. Ja see on siis see seisund, kus paraku tänapäeva inimesed valdavalt oma päevad veedavad lõputus infotulvas, infomüras ja ega see kõik on siis jah, tagajärgedega ja kannatajaks on meie aju. Nii et selleks, et meie aju saaks puhastuda kogu sellest infomürast, välja selekteerida siis selle, mis on oluline ja kustutada selle, mis ei ole oluline, selleks on siis vaja muuta seisundit ja liikuda siis sümpaatilisest parasümpaatilisse närvisüsteemi. Ja aju detoks ei ole siis jah, mingisugune konkreetne protokoll, vaid see on oskus ja võime. Ja eelmisel korral jagasin ka siis praktilist ülesannet ja see seisnes siis selles, et me rääkisime sellest, millised on võimalused, viisid seda seisundit vahetada, et kuidas siis on võimalik liikuda sümpaatilisest parasümpaatilisse seisundisse ja seda peaks soovitavalt tegema mitmeid kordi päevas. Ja erinevad moodused siis meditatsioon, jalutuskäik, kas või vannis käimine. Ja eriti tähtis ja oluline on seda teha siis, kui me oleme vahetult olnud vastu võtmas väga palju informatsiooni, on see siis mingisugune loeng, on see siis mingisugune muu infohulk vaadates siis mingisugust kas või siis televisioonisaadet või lugedes mingit artiklit, mis iganes. Ja kindlasti on oluline anda endale piisavalt aega, ei ole vaja kiirustada, midagi sundida ega survestada. Ja see aju puhastusprotsess toimub siis loomulikult, see on meie aju loomulik võime, mida me saame siis toetada ja millele kaasa aidata. Ja nagu ma siis ütlesin, ei ole vaja ennast survestada,
ja ei ole vaja üritada midagi nii-öelda ära parandada. Ja võin ise siis öelda, et mina olen kindlasti mitte teoreetik, vaid praktik ja minu iganädalane selline suurem aju puhastus leiab aset sellel ajal siis, kui ma teen metsas kepikõndi. Et ma ei kuula mitte midagi, ma olen üksi, ma ei räägi kellegiga ja lasen siis ajul ennast puhastada ja proovin olla siis sellises mõttevabas olekus, kus pea on täiesti tühi. Ja see on imeline. Ei ole seda alati väga lihtne saavutada, aga kui see seisund on käes, siis tunne on imeline ja kindlasti loodus toetab tugevalt. Ja milleni võib siis viia see seisund, kui aju ei ole võimeline ennast puhastama pikema aja jooksul. Ajupõletik ja toksiinide kuhjumine on siis kindlasti mitte soovitavad tagajärjed. Ja, ja selleks, et sinnamaani mitte jõuda, räägime eelkõige siis igapäevastest vahenditest, mida igaüks saab kasutada selleks, et siis oma aju tervist toetada. Ja räägime siis natukene või ehk siis täpsemalt mõtestame ümber mõned märksõnad. Me lihtsalt jutumärkides ei toida aju, vaid vähendame põletiku taset. Sa toetad siis aju varustamist hapnikuga, parandad aju verevarustust, vereringet, kaitsed aju signaalide selgust, et aju erinevate osade, aju erinevate poolkerade vahel liikuvad, toimivad signaalid oleks võimalikult selged. Ja toitumisest saab detox vahend siis, kui see vähendab sekkumist. Siis oli väga huvitav. See oli siis ühe doktor Stacy Zoomi osa lõpus, kui peateema oli lõppenud, siis doktor Stacy rääkis natukene veel plaastritest ja nende toimest ja sellest, et tõelised muutused vajavad aega, vajavad kannatlikkust ja kõige suuremad muutused leiavad siis aset plaastrite kasutamise 18. ja 24. kuu vahel. Nii et see on siis aeg, kui keha muutused on nähtavad ja märgatavad. Nii et need, kes on pikemat aega plaastrit kasutanud, võivad siis tagasi vaadata ja mõelda sellele, kas oli just see ajahetk umbes 18 ja 24 kuu vahel, kui midagi tõeliselt muutus. Oma kogemusest võin rääkida, et minul just täpselt nii oligi, nii et kui ma seda lauset kuulasin, siis oli selline tõeline äratundmise ahaa-hetk. Ja mitte seda, et muutuseid ei oleks toimunud varem, aga väga oluline muutus minu enda jaoks, minu teekonnal oli siis umbes 2 aastat peale plaastrite kasutamise algust. Ja see oli siis see, kui ma sain taaskord kükitada, sügavalt kükitada. Nimelt on siis taustal 2 tehtud põlveoperatsiooni ja esimene neist oli üpris tõsine. Ja lisaks siis kükitamisele ka taaskord joosta. Nii et
see on kindlasti oluline. Ja nüüd me liigume siis selleni, et me räägime toidust. Toidust, sellest, miks on toit oluline, kui me räägime aju detoksist. Toit mõjutab siis aju läbi põletikutaseme, läbi hapnikuga varustatuse, läbi oksüdatiivse stressitaseme, läbi vere viskoossuse. Vere viskoossus on siis, näitab seda, kui kleepuv või mitte kleepuv veri on. Siis läbi neurotransmitterite signaalide. Neurotransmitterid on siis meie ajurakud, kes siis omavahel infot vahetavad. Ja see kõik leiab aset ammu enne seda, kui saabub haigus või diagnoos. Meie vestlustes oleme rääkinud ka sellest, et väga palju toimub kehas palju enne, kui lõpuks on mingisugused sümptomid või saabub siis diagnoos või haigus. Ja sinu toit mõjutab sind ja sinu aju igapäevaselt. Oled, mida sööd. Ja mida siis põletik meie ajule teeb? Krooniline põletik häirib siis neurotransmitterite tasakaalu ehk siis nende ajus liikuvate signaalide tasakaalu, nende kvaliteeti. Need signaalid ei ole selged, selgelt mõistetavad ja häiritud. Kahjustab sünaptilist kommunikatsiooni, paksendab verd, vähendab siis hapnikuga varustatust, kiireneb kognitiivset vananemist. Kognitiivsetest võimetest rääkisime eelmine kord ja kognitiivsed võimed tähistavad siis taju ja arusaamist, kuidas asjad on omavahel seoses. Ajuudu on tihti hapniku vähesuse ja signaliseerimise probleem, mitte mäluprobleem. Et kui inimesel on selline hajevill, selline, ma ei ütleks segaduses, aga just selline udus ja hajevill oleks, siis ei ole tegemist mitte mingisuguse mäluhäirega, aga tihtipeale hoopis sellega, et ajus ei ole piisavalt hapnikku ja ajus kulgevad signaalid ei toimi. Millised on siis sellised toiduained, mis põhjustavad siis ajusignaalide häireid? Need on siis eelkõige halvad rasvad ja suhkur. Kindlasti rõhutan halvad rasvad. Need on siis transrasvad, madala kvaliteediga rasvad, mitte rasvad üldse, sest aju on rasv ja aju vajab häid rasvasid. Lisaks siis veresuhkrupiigid põhjustavad siis ajus põletikutaseme tõusu. Nii et ideaalis võiks siis meie veresuhkru tase olla võimalikult stabiilne. Tagasi plaastrite juurde tulles on siis karnosiin selline imetore plaaster, mis siis aitab just nimelt neid veresuhkru piike ehk siis äkilisi tõuse vältida. Halva kvaliteediga rasvad põhjustavad siis vere kleepumist. Kleepuv veri omakorda on põhjuseks, et ajus on vähem hapnikku. Ja kui ajus on vähem hapnikku,
siis tulemuseks on halb keskendumine, aeglasem mälu, kogu aju funktsionaalsus, kõik aju tegevused, toimingud on häiritud. Nii et ja see kõik on siis mehaaniline, mitte moraalne. Antioksüdandid ja nende olulisus. Kui me nüüd räägime siis toidust ja aju tervisest. Antioksüdandid on siis teatavasti need osakesed, ühendid meie kehas, mis siis võitlevad vabade radikaalidega. Ja antioksüdandid mitte lihtsalt ei kaitse meie rakke siis vabade radikaalide eest, vaid vähendavad oksüdatiivset staatilisust, kaitsevad meie sünapse. Need on siis kommunikatsioonimehhanismid, säilitavad signaalide selgust ja puhtust. Et oleme siis rääkinud sellest, kui oluline see on meie ajutervise seisukohast ja toetavad ka meie mälutööd. Nii et võime siis öelda, et antioksüdandid mitte ainult ei kaitse rakke, vaid kaitsevad seda selgust, seda, et meie aju oleks võimeline töötama efektiivselt, selgelt, ilma siis lisapinge, lisakoormuse ja häirivate teguriteta. Ja millised toiduained täna siis alustame ja järgmine kord lähme selle teemaga edasi. Millised on siis toiduained, mis toetavad meie aju detoksit? Ja veel kord siis meeldetuletuseks, et täna ja siin selle seeria raamides me räägime siis aju detoksist kui aju võimest vahetada siis seisundit, mitte siis ainult ka aju puhastamisest, aga mitte ainult. Me räägime sellest natukene laiemalt ja sügavamalt. Toiduained, mis alandavad neuroloogilist põletikku. Need toiduained siis aitavad rahustada põletiku signaale. Esimesel kohal, kui me rääkisime siin paar slaidi tagasi, et halvad rasvad põhjustavad põletikke, siis hea rasva näidiseks on esimese pressi, külmpressi orgaaniline extra virgin oliivõli. Siia võin kohe siis öelda, et oliivõli on paraku koos veini ja meega üks toiduaine, mida kõige rohkem võltsitakse ja tõeliselt puhast, tõeliselt kvaliteetset oliivõli ma pakun välja, et tavalisest supermarketist on päris keeruline, kui mitte võimatu leida. Küll aga on võimalik siis leida korralikku oliivõli loodustoodete kauplusest või siis mõned veinide maaletoojad samamoodi müüvad ka siis korralikku esimese pressi, kindlasti külmpressi oliivõli. Siis rasvane kala. Eelistatud oleks siis metsik kala, mitte kasvandusest tulnud kala ja millised siis rasvased kalad on? Lõhe, sardiinid, ansjoovised, kindlasti ka heeringas. Ja ega metsikut kala ei ole niisama lihtne leida, kui on tuttav kalamees, siis saab. Vahetevahel kalapoodides on ka metsikut kala, aga paraku
väga tihti suures osas on siis tegemist ikkagi kasvandusest pärit kalaga. Ingver, samamoodi soovitaksin ingverit osta ökopoest või vähemalt mitte Hiina päritolu ingverit ja selle kohta võin rääkida täiesti konkreetse loo. Nimelt üks minu tuttav elas aastaid Hiinas ja temalt on siis pärit soovitus, et Hiina ingverit kindlasti mitte kasutada. Väga toksiline. Nii, siis kurkum ja kurkum teatavasti on siis mõjusam ja efektiivsem koos musta pipraga. Aastaid olen mina teinud sellist asja, et seganud siis kurkumi pulbri koos musta pipraga mee sisse. Maitseb väga hästi ja saab siis lausa 3 head asja korraga. Siis rohelised köögiviljad, spinat, rukola, lehtkapsas, kindlasti rooskapsas, spargel ja siis soovitatult hautatult, et spinatit näiteks üldse peaks kasutama hautatult. Siis toiduained, mis vähendavad oksüdatiivset stressi, on siis mustikad, et võrdselt kas siis kultuurmustikad või pärismustikad, et kuna pärismustika hooaeg on imelühike, siis kultuurmustikaid on tänapäeval saada pea aastaringselt, aga loomulikult mustika hooajal võiks ikkagi siis süüa metsmustikaid. Siis granaatõunad, roheline tee, taaskord soovitus eelistada orgaanilist rohelist teed. Põldmarjad, tumedad kirsid, et siin on siis mõeldud teatavasti siin on pigem mõeldud siis olid küll tumedad kirsid inglise keeles, aga tegelikult käivad siia alla ka siis tumedamat värvi murelid. Et mureleid on siis need sellised kollase ja punase kirjud ja siis need hästi tumedad, nad on peaaegu pruunid vahest, just need. Siis matša. Kes ei tea, mis matša on siis tegelikult roheline tee, rohelise tee pulber, roheline tee väga kontsentreeritud kujul ja kindlasti on siis üks variant juua matšat piimaga. Matša latte on ta siis sel juhul, kelle jaoks siis see maitse on liiga harjumatu või intensiivne, kui siis veega juua. Ja matša puhul ka kindlasti selle matša pulbri kvaliteet on oluline ja endise kohvikupidajana veel üks nipp, siis matšat tuleb kindlasti hoida pimedas, et matša kvaliteeti näitab kindlasti ka värv, et see värv peab olema selline tõeliselt erkroheline. Kui ta on selline pleekinud või hallika või kollase alatooniga, siis kas ta on saanud päikest, olnud valguse käes või on tegemist lihtsalt ebakvaliteetse toorainega. Ja kvaliteetne matšapulber ei ole just väga odav. Ja need on siis toiduained, mis aitavad ajul puhastuda jääkainetest, kaitsevad ajurakke ehk neuroneid ja aitavad siis saavutada mentaalset selgust. Et sellised
lihtsad, kättesaadavad, ei ole mitte midagi erilist nendes, aga kõik nad on meie aju toeks. Nii et siinkohal ma seekord lõpetan ja järgmine kord lähme siis edasi, räägime, jätkame toiduainetega ja vaatame siis, mis doktor Stacy'l veel on lisada aju tervise seisukohast. Nii et aitäh teile kuulamast. Veel kord siis, kes ei ole kuulanud esimest 4 osa, need on siis leitavalt meie LV grupist, Telegramist või meie YouTube'i kanalilt Plaastrid peale. Nii et aitäh teile ja järgmise kohtumiseni.